Vot see on ikka ilusa vaatega terrass. Tõeline elamus, aga ühe vinge elamuse saab loomulikult ka ju. Kuulsin õiget vastust. Saunast. Ja sellepärast mul ongi hommikumantel siin seljas. Ma olen ühe sauna väliterrassil. Lähme hüppame sisse, vaatame, kas on ka kuum. Ja ega siis saunas ei käida üksin, saunas käiakse ikkagi heade inimestega. Mina olen täna sauna tulnud Andrusega, kes on saunumi looja. Andrus, räägi, mis asi saunum kõigepealt on ja miks üldse inimesed käivad saunas? Tere tulemast saunumit proovima. Inimesed käivad saunas tegelikult 3 põhjusel. Esimene põhjus on see, et puhastada ehk higistada. Teine põhjus on see, et lõõgastuda, et tekib saunas lihaste lõõgastus. Ja kolmas pool, nagu meiegi praegu, et on väga tähtis pool, et sotsiaalne pool. Räägime juttu. Vahetame informatsiooni. Ja see saun nüüd mille poolest siis teistsugune on? No saunas on selline lisa, et siin temperatuur on ühtlane pealast jalatallani. Ehk saunu funktsioon nüüd võtab ülevalt kõige kuumema õhu. Ehk siis sealt? Ehk siis siit ülevalt, jah. See antud meie premium kerise puhul on siuke kitsas korsten, võtab sealt ülevalt ja kõrvalt võtab sealt alt. Ehk seda alumist õhku saad reguleerida. Ehk ta segab need õhukihid ära, et ei tekiks sellist, ka sul on ilmselt saunas keegi kunagi peale puhunud, eks ju, see on päris kogemus, tekib siuke kuum tuul, et vältida siukest kuuma tuule tekkimist. Et segab selle ära ja siis selle alla jahutatud õhu ja veeauru ta lükkab läbi spetsiaalse Himaalaja kapsli. Ehk sa saad teha ka sellise mõnusa koduse soolakambri, mis on siis väga hea nahale, no loomulikult kopsudele praegu igasuguste viiruste keskkonnas, tapab kõik viirused ära. Et soolakambri positiivne mõju on juba ammu ju kõigile teada. Ehk siis natuke veel lihtsustada seda asja, kui te olete muidu saunas käinud, siis tunnete, et pea on hästi tulina. No see on nii kuum, aga varbad on külmas, siis praegu siin seda asja enam ei ole. Absoluutselt siin seda asja ei ole. See õhku juba segatud, see kuum ja külm ja siis see pannakse niimoodi, et kogu see ruum oleks mõnusalt ühtlane. No täpselt nii ja millest on väga vähe räägitud, et kui sa leili viskad, siis tegelikult see veeaur läheb kõik lakke ülesse. Ja veeauru sees on tegelikult suhteliselt vähe hapnikut ja hingata. Sellepärast näiteks astmaatikutel ongi raske saunas käia ja meiesugustel tavainimestel, kellel meil astmaprobleeme ei ole, tekib tavaline sauna väsimus, ehk sa oled ilmselt ise ka proovinud, et kui sa lähed saunast välja, siis pea uimane natuke pea käib natuke ringi, aga see on tegelikult tingitud hapniku puudusest. Et mida nüüd saunum teeb, ehk ta võtab ülevalt selle veeauru siit ülemisest kihist ja segab alt võetava õhuga ära, ehk sul on kogu aeg õhku hingata, kogu aeg on hapnikurikas õhk. Andrus, ma saan aru, eestlane on nagu soomlane saunarahvas, aga kuidas sa sellise idee peale tulid? See ei tule ju tüüa koha pealt. No mul oli selline asi, et ma lapsepõlves pidin käima isaga koos 100-kraadis saunas ja tegelikult ma pean tunnistama, et mul saunas käimine üldse ei meeldinud. Ja siis kui ma endale lõpuks Tallinnasse maja ostsin aastal 96, ma ehitasin sinna ka sauna, aga ma ehitan seda nagu enda jaoks, ma ehitasin seda sõprade jaoks. Sõpradel on ikka hea käia ja tegime saunaõhtusid, aga ma ise seal üldse ei käinud. Ja siis oligi niimoodi, et kui ma sain päranduseks oma vanaisa talu, siis seal on üks üle 100 aasta vana suitsusaun, mille kus ka mu ema, onu ja tädi on sündinud ja siis ma otsustasin selle austus selle maja vastu ära renoveerida. Ja siis, kui ma esimest korda sinna sauna läksin ja viskasin vett kividele, seal on ikka suur hunnik kive, me kütsime seda 8-9 tundi soojaks ja viskan kivide peale, vaatan mingid sisinad, mingid asjad, täielik vaikus. Ja siis hakkas tulema vaikselt leili, tuli, mõnusalt hoidis siukse minuti, läks ära, vaatasin, mis see nüüd oli siis, päris hea oli. Ja nii oligi nii, et aastaid ma käisin maal suitsusaunas, oma kodusaunas ei käinud, kuni ükskord, kuna ma olen soojusenergeetika inseneris, ma mõtlesin, et kas tõesti on siis niimoodi, et ma ei suuda endale Tallinnas ehitada samasugust sauna, nagu mul Võrus suitsusaun on. Siis ma ehitasin ka sauna 4 korda ümber, aga aastal 2001 see viimane variant sai valmis, ma olin ise väga rahul, aga sõbrad hakkasid peale käima, et kuule, et Andrus, patenteeri see lahendus ära. Jutud olid saunalaval ilmselgelt. No just, et me veetsime saunalaval ikkagi pikki, ütleme pool tundi oli keskmine saunakord. Ja siis oligi nii, et ma aastaid viitsin selle peale mõelda, kuni üks sõber tuli, ütles, et Andrus, kui sa ei patenteeri, ma patenteerin ise selle ära. Aga kui sa patenteerid, siis ma panen investeeringu oma raha siia sisse. Ja siis ma esimese asjana tegingi patendi uuringu, ma mõtlesin, see on selline lihtne asi, et ilmselt maailmas on igal pool juba olemas, et mis siin ikka patenteerida. Just tuli välja, et ei olegi sellist asja olemas. Ja siis andsime esimese patenditaotluse sisse, hakkasime arendama otsast, siis tegime Tehnikaülikooliga koos teadustöö saunade peale, kus me katsetasime siis mis siis saunades toimub, et saada üldse aru, et mis see saunade probleem on. Ja ausalt öeldes see üllatas meid kõiki, et kui suur on see temperatuuride vahe ikkagi. Kui tavalises 80 kraadis saunas temperatuuri vahe kippus olema 90 kraadi, ehk üleval tekib järsk temperatuuri kihistus. Ehk mida ma olen mõõtnud lae all,
kui siin kõrvade kõrgus on 80 kraadi, siis ma olen mõõtnud lajal ka 150 kraadi ja jalgade juures on keskeltläbi 25-30 kraadi. Siis see tahes tahtmata, see viib inimese keha stressi. Aga nüüd, kui temperatuur on ühtlane, siis sa võid saunas istuda pikalt ilma väsimata. Ja tegelikult siis tulevikku vaadates, siis tegelikult ei ole lavasid ka vist enam vaja ju. Jaa, tegelikult on päris palju sihukesi saunu ehitatud juba, et kus inimesed on pannud sauna rannatoolid. Ehk nad istuvadki rannatooli peal ja nii-öelda mõnusalt siis, kes siis joob mida ja ajavad sõpradega juttu ja tegelikult kui sellist klassikalist lava enam vaja ei olegi. Et oleks hea, et see saun puhuks niimoodi natukene sihuke lava alla, et mõned on ehitanud nagu natukene kõrgema põranda, et kus siis see leili aur tulebki lava alt. Ja kusjuures saunumiga saab teha ka tavasaunast aurusauna. Viskad lihtsalt rohkem leili ja nii see aur tulebki sulle mõnusalt niimoodi põranda alt üles. Aga selles mõttes, et seda saab ju lisada enda kodusele saunale. Jaa, et selles mõttes, et ärge saage valesti aru, et selleks ei peanud sauna otsast lõpuni uuesti ehitama või maja hakkama ehitama, vaid tegelikult kui see on saun kodus olemas, siis selle saunumi saab juurde lisada. See on ime lihtne, me oleme andnud isegi kui algusest, me eelmise aasta alguses turule tulime, siis me andsime inimestele tasuta proovida, sest kõik messid jäid ära, kuhugi välja minna ei saanud, aga kuidas sa seda inimestele seletad, kui sa messil kokku inimestega ei saa, eks ju, siis andsime tasuta proovida, see kampaania oli üli edukas, kuskil 9%, kes proovisid, kõik jätsid need seadmed endale. Nii et sellest me saime ka julgust, et tegelikult see asjal on nagu jumet, et inimesed tahavad ja see tagasiside on tegelikult nii kodu kui välismaalt 100% positiivne. Väga mõnus saun, aga selles mõttes, et tootearendus ju käib. Jaa, meil tootearendus käib pidevalt ja me oleme selleks saanud ka abi igalt poolt ka EAS-ist ja mujalt. Ja meil võtame ka tootearendusinseneri juurde. Et eelmise aasta lõpus sai meil valmis meie kõige populaarsem mudel Primary, mis on see hästi kompaktne keris ja hästi suure kivimahuga. Ehk ma pean ütlema ka, et seda müüme praegu kuskil mingi peaaegu 70% kõik oma müügist. See on saavutanud enneolematu populaarsuse just sellepärast, et ta mahub ära igale poole. No Eesti olete, ütleme siis, heas mõttes vallutanud. Mis riigid järgmiseks? Te ju ainult lähete niimoodi nagu heas mõttes kulutulid. Jaa, Venemaa, Soome olid esimesed, siis Poola, Saksamaale praegu proovime. Meil on neid riike, tähendab, me oleme isegi Austraaliaga juba lepingu sõlminud ja nüüd meil läheb üks suur konteiner varsti Austraaliasse. Uus-Meremaale on läinud, meil on igale poole läinud. Ja meie põhiline unistus on ikkagi tähendab nüüd ära teha, mille pärast me lähme ka sinna börsile uuesti raha küsima, teha ära Ameerika sertifikaat. Ja kõlas juba ka märksõna börs, väga õige, ka teil on võimalus saunumi edust osa saada, räägi Andrus täpsemalt. Jaa, et meil on praegu just börsil, me emiteerime juurde uusi aktsiaid just nimelt eestimaalaste jaoks, et neil oleks ka võimalus osa saada saunumi edust. Ehk meie unistus on minna Ameerika turule, me teeme ära Ameerika sertifikaadi, meil on kohe valmis saamas oma automaatika, mida me loeme, et on maailma innovatiivsem. Et selles suhtes meil on veel pikk tee, kuhu minna.